Thank you. Suur tänu mind siia kutsumast ja andmast mulle võimalust rääkida teile veidi sellest, mida teeme Saksamaal, kormoranide teemal, kuidas neid uurime. Ja tutvustan teile uuringut, mis keskendus peamiselt jõgedele, ühele väiksele jõele. Ja kuna mul on üsna palju aega rääkimiseks, mis on väga tore, siis veidi ka ülevaade, millest hakkan rääkima. Kõigepealt räägin eutrofeerumise ja ojade ja jõgede ökoloogilise kvaliteediga seotud probleemist, mis on Saksamaal tohutu. Seejärel räägin sellest, kuidas võidakse näiteks kalu kasutada nende ökoloogiliste probleemide leevendamiseks või lahendamiseks ja siis räägin kormoranide potentsiaalsest mõjust ja samuti räägin ka sellest, milliseid meetmeid võiks kasutusele võtta, et jõgesid kaitsta. Ilmselt te kõik teate Euroopa Liidu vee raamdirektiivi ja selle eesmärk on saavutada jõgede hea ökoloogiline seisund, täpsemalt isegi kogu veekogude hea ökoloogiline seisund. Ja ma räägin sellest, kuidas on lood Saksamaal jõgede ökoloogilise seisundiga, nagu te näete, rohelist siin suurt ei ole, peamiselt on keskmine või kehv seis jõgedes. Me oleme väga palju kulutanud sellele, et uurida jõgede veekvaliteeti 2021. aastani kokku 27 miljardit eurot, aga ikkagi on tunne, et suurt tulemust pole selle rahaga saanud midagi, siiski oleme avastanud, aga kaardil see veel ei kajastu. Milline on olukord Saksamaal? Loomulikult on mõnikord süsteemid väga halvenenud, on struktuurse probleemid ja väga palju tehakse jõgede taastamistööd. Ja te näete, et teatud aladel pole sellest taastamistööks üldse ruumigi. Kui me selliseid suuri taastamisprojekte teeme nagu siin, siis me tihti ei näe seda, et selle elustiku suurenemine kuidagi toimiks. Ja üks stressiallikas, mis võib takistada jõgede taastamist, on eutrofeerumine ja oleme teinud ka McDowelliga koos väikese uuringu. McDowell vaatas kõiki neid suudmealasid ja vaatas, millised olid sellised, kus on näiteks fosfori mõju nii suur ja kus on lämmastiku mõju väga suur. Ja nagu te näete, siis Kesk-Euroopas on peamiselt tegemist fosfori probleemidega. Ja selle värvivarjund näitab seda, milline on fosfori sisaldus konkreetses veehoidlas või veekogus ja see on ilmselt piisavalt suur, et põhjustada vetikate massi vohamist. Nagu te näete, siis peaaegu et siin on kõikjal punane, ehk siis vastuvõetamatult suur fosforisisaldus ehk see potentsiaalne eutrofeerumise probleem on tohutu. Loomulikult mitte kõik Saksa jõed ei ole eutrofeerunud, aga üldiselt on see tohutu probleem, kus me räägime näiteks karpalahariste kontsentratsioonist. Mis siis juhtub, kui on üks jõgi või oja eutrofeerunud, mis selles veekogus aset leiab? Eutrofeerumine võib kahjustada mitte ainult elurikkust, vaid ka selle veekogu enda puhastumisvõimet ja ka ökoloogilist toimimist ja see on probleem. Ilmselt te teate, mis toimub meresüsteemides ja järves, aga mis toimub ojades, kus on valgust palju ja kus aina rohkem tuleb näiteks fosforit jõkke sisse, siis hakkab see vetikamass vohama ja see katab kõik need jõe põhjas olevad või oja põhjas olevad kivid ja vetikad vohavad seal ja nad samuti ka takistavad pinnavee ja pinnaaluse vee ringlust ja see hüporeiline tsoon ummistub ja loomulikult kui see kõik juhtub, siis veekogu ei ole võimeline ennast ise puhastama ja kui selline vetikate vohamine toimub, siis te näete ka seda, kuidas pH väärtused kipuvad kõikuma ja hapniku sisaldus eriti selles hüporeilises tsoonis ja nagu ma ütlesin juba, siis samuti kipub see hüporeiline tsoon ummistuma.
Nüüd vaatame, mis võivad olla jõgede eutrofeerumise põhjused. Siin me vaatame fosfori või hapniku kontsentratsiooni jõe põhjas. Näiteks 10 cm sügavusel on ainult 2 milligrammi hapnikku ja sellest enamiku eluvormide jaoks ellujäämiseks ei piisa. Ja nagu te näete, siin on väga suur varieeruvas pH väärtuses, kus pH väärtus ulatub koguni 10-ni ja see on loomulikult paljude organismide jaoks, sealhulgas kalade jaoks probleem. Eutrofeerumine võib olla tohutu probleem. Ja nüüd tutvustan teile meie ühte juhtumi uuringut Nisteri jõel. Ja tegelikult mina ei otsustanud selles töös kaasa lüüa, aga üks kolleeg tuli minu juurde ja ütles, et selle jõe seisund muudkui halveneb, ma ei tea, mis see probleem on, sul on vaja seda analüüsida. Ta näitas mulle sellest jõest tehtud pilte. Siin on väike pais, see on silla pealt tehtud pilt, ütles, et vaata, aastal 2001 nägi see selline välja ja vaata, mis nüüd on. Siin on selline roheline mass, meil on tohutud vee kvaliteedi probleemid ja loomulikult ma ütlesin, et ilmselgelt fosforit on liiga palju. Ja tema ütles, et tuleks kontrollida, loomulikult avastati väga palju fosforit, aga ühtäkki muutus see ökosüsteemi seisund ja ta ütles, et see on nii tavaline või on seal äkki kormoranid kuidagi selle taga. Ja siis ma otsustasingi selle projektiga liituda, vaatasime, et ökosüsteemi kvaliteet märkimisväärselt halvenes ja see ohustas ka väga kaitstud liike. Andmaks ülevaadet sellest, mis selle uuringu seis on, siis siin on Lääne-Saksamaa. See on selline mägiojakene, Nisteri jõgi. Ja see on üldse selline enam-vähem mägine piirkond, see on niiskem ja jahedam võrreldes ümbruskonnaga. Ja jõe ülesehitus või struktuur on üsna kena, see on selline üsna loomulik, looduslik jõgi. Loomulikult on ka selline veehoidlaala, mis on linnapiirkonnas ja siin te näete, et sellist intensiivset põllumajandust ei ole, väga palju rohumaad ümbritseb jõge ja seal on väga elurikas piirkond, seal on väga palju kaitstud liike, Saksamaal pole peaaegu üldse lõhelisi jõgedes alles, aga selle jõe ümber on väga palju ka jõekarpe või jõe sees tähendab, on väga palju jõekarpe, lõhed kudevad seal väga kenasti ja selles mõttes on see väga erandlik jõgi Saksamaal. Aga isegi nendel headel jõgedel ei õnnestunud saavutada head ökoloogilist seisundit ja siin me näeme, et oranž värv või kollane viitabki sellele, et see ökoloogiline seisund on kehv või keskmine, mitte roheline ehk hea. Et me olime veidi segaduses, mis see probleem tegelikult on, miks jõed sellised on ja me vaatasime, et tegelikult kalavarud on märkimisväärselt muutunud. 1998. 1999. aasta paiku kalavarud märkimisväärselt vähenesid. See oli talv, kui selles piirkonnas oli märgatud esimesi kormorane. See ei ole pesitsusala või haudala, see on peamiselt puhkeala lindude jaoks talvel. Ja üks suur puhkeala oli sellest jõest umbes 40 kilomeetri kaugusel. Siin erinevad värvid tähistavad erinevaid lõike, näiteks sinine on harilik kõhrsuu, punane on turb ja loomulikult, kui oleks võimalik näiteks teatud liigi biomassi vähendada, siis näiteks partkala biomassi vähendada, mis on siin välja toodud helesinisega, siis võiks teise liigi biomassi omakorda suureneda ja samas kui me vähendaksime harilikku kõhrsuu populatsiooni, siis ei oleks seal nii palju seda vetikate vohamist ja meil ikkagi õnnestuks selles jões head ökoloogilist seisundit saavutada, nii et tuleb sellegi poolest analüüsida ja tõestada, et asjad on nii, nagu nad on ja seda oli keeruline teha sellepärast, et see uuringu hüpoteesid olid omamoodi keerukad. Kõigepealt tuli näidata seda, et herbivoorsed kalad mõjutavad tõepoolest seda ökoloogilist seisundit, aga teiseks tuli näidata ka seda, et kormoranid vähendavad herbivoorsete ehk taimtoiduliste kalade varu nendes jõgedes. Ja esimest uuringut nimetasime nõnda nimetatud kalauuringuks, seda oli väga
lihtne teha, aga see oli väga mahukas uuringus. Me vaatasime, millised on taimtoidulised kalad ja vaatasime ka, millised on kõige toidulised, karpkalalised nendes jõgedes ja nägime, et need kalad vähendasid vetikate biomassi, seeläbi vähendasid ka selle hüporeilise tsooni ummistumit ja loomulikult suurendasid ka hapnikuvaru selles hüporeilises tsoonis, ehk siis elupaiga kvaliteet paranes. Uuringu teine osa oli palju keerulisem, kuidas on võimalik näidata, et kormorandide talve kisklus on tõesti põhjus, miks kalavarud selles piirkonnas vähenesid. Alustame siis kalauuringust. Meie mõte seisnes selles, et need taimtoidulised kalad vähendavad biomassi, see omakorda parandab elupaiga kvaliteeti ja teine hüpotees oli see, et kormoranide kisklus on selle eest vastutav, et kalavarud vähenevad, mis omakorda suurendas eutrofeerumise avaldatud mõju. Ja loomulikult fosforit peab ju palju olema, sellepärast et muidu vetikad ei vohaks. Aga kui fosforit on, kormorane pole, siis kas kõik ikkagi toimib? Ja kui meie hüpotees kehtiks, siis loomulikult oleks vaja Euroopa kormoranide ohjekava. Mida me siis tegime? Esimeses kalauuringus tegime me väga suure ökosüsteemi katse. Võtsime selle oja, manipuleerisime seda. Kõigepealt kala ei olnud oja ülavoolul, alavoolus oli väga palju kala ja teises etapis viisime selles ojasse väga palju kallu sisse. Ja siin oli võimalik näha, kas need erinevused oja erinevates piirkondades olid loomulikud, looduslikud või olid need kuidagi kaladest tingitud. Ja nüüd läheb see asi veidi keerulisemaks. Seda otseselt ei olnud võimalik võrrelda. Me vaatasime 2 erineva piirkonna erinevusi ja mõlemas etapis siis enne kalavarude suurendamist seal ja pärast siis vaatasime, mis oli muutunud. Ja see oli ainus viis, kuidas me saime statistiliselt usaldusväärseid tulemusi, kasutasime seda nõnda nimetatud paki meetodit ehk enne ja pärast kontrolli. Enne pärast kontrolli mõju-uuringut. Ja näiteks kui võtame pH-väärtuse, mis esimeses etapis on ühesugune, aga siis toimub märkimisväärne muutus ja teises etapis on pH-väärtus märkimisväärselt teistsugune, mis on tingitud kaladest. Nii et seda tuleb uurida lähemalt. Ja selleks, et saaks seda järele kontrollida, on vaja muidugi näidata, kuidas meie katse tegelikult toimis. Kaladega manipuleerimine pole muidugi lihtne, nagu te näete, siis siin referents ehk võrdlusetapis kasutasime väga palju turba ja harilikku kõhsuud ja manipuleerimise etapis peaaegu üldse kalu ei kasutanud. Ja teises etapis oli selles võrdlusribas ojas vähem kalu, aga umbes sama palju kui manipuleerimis selles osas, kus me manipuleerisime kalavarudega, lisasime või võtsime ära. Ja me ei suutnud piisavalt palju kalu leida, ehk siis piisavalt palju ka kalade biomassi seal ojas tagada. Millised on meie tulemused? Nagu te näete, siis hapnikus sisaldus 8 cm sügavusel, ehk siis mitte enam pinnavees, vaid pinnaaluses vees. Võtsime 9 proovi selle ala peale, nagu te näete, et siin on väga suur hooajaline varieerumine. Loomulikult ruumi või täpse asukoha varieerumise mõttes suutsid ei näe, aga kui nüüd arvutada välja erinevused, siis te näete, et halli ja sinise märgistuse vahel on erinevus. Ja nagu ma näitasin põhigraafikul, siis on võimalik näha tohutut muutust 2 etapi vahel ja see oli märkimisväärne. Ja siin te näete, kuidas on hapniku kontsentratsiooniga seotud erinevus ja nüüd mõelge erinevus, manipuleerimine, miinus referents ja positiivne tulemus tähendab seda, et kalade olemasolul on hapnikusisaldus vees suurem. Nii et kalavarud tõepoolest suurendasid selles settes ka hapniku kontsentratsiooni.
ja nüüd võib-olla küsite mu käest, et kas see on asjakohane. On võimalik toota küll statistiliselt märkimisväärseid tulemusi, mis ei ütle mitte midagi, sellepärast et see statistiline erinevus on väga väike. Aga siin me näeme hapnikuvaru suhtarvu ja keskmiselt on, ütleme, et hapnikuvaru kõigepealt 1 selles vee ülakihis, aga aja jooksul, kui olete kalu lisanud, on see 1,6 kordselt see hapnikusisaldus, hapnikuvaru suurenenud. Ja näiteks kevadel, kui turb ja harilik kõrsu seal settekihis kohtuvad, siis tavaliselt on see hapnikusisaldus suurem 2,75 milligrammi võrra liitri kohta. Kui me võtame, et nüüd 2,7 milligrammi rohkem hapnikuvaru, siis tegelikult see ongi see hapnikuvaru, mis on kaladel ellujäämiseks vajalik. Ja me arvame, et hapnikuvaru suurenemine on tõesti ökoloogilises mõttes oluline. Aga teadlastena me tahame ka alati teada, kuidas miski toimub, nii et hapniku lisamine sobib, aga miks me seda teeme? Ja meie mõte oli see, et biomassi, kui vetika biomassi vähendatakse, on vähem umistumist ja rohkem hapnikku. Ja siin me veidi pekkusime, sellepärast et vetika biomassi vähenemine oli palju väiksem, kui me ootasime. Nii et see on enam-vähem oluline siin, kus see on 0,056. Kui te selle 6 sealt välja jätate, siis see ju sobiks, aga see ei ole siinkohal oluline, aga mure on selles, et on väga suur kõikumine, et kui te võtate 10 kivi välja ja ainult 2 kasutatakse näiteks hariliku kõrtsu lisaks, siis te kaotate. Ma arvan, et me nägime neid, aga me ei saanud midagi mõõta. Aga see mõju oli muidugi seal suurem, kus harilik kõrtsu toitub. Aga kui me vaatame veevahetust, selle vertikaalset kõikumist pinna ja alumiste kihtide vahel, siis on see jälle oluline ja see oli palju kõrgem veevahetuses. Ja kevadel oli olukord veelgi selgem. Nii et mis iganes vetikatega juhtus, kui see ei tundu ka oluline, oli see piisavaks teabeks viimaks läbi sellist muudatust ja kokkuvõtlikult herbivoorsete ja ombivoorsete kalade kasv viis kõrgema hapniku varudeni pealmistes kihtides, suurendas veevahetust erinevate kihtide vahel ja see natuke vähendas ka vetikate biomassi. Nii et me teame, et karbkalalased on väga olulised meie jõgede ökoloogilise kvaliteedi jaoks, sellepärast et nende muutuv elukeskkond ei tähenda, et seda võiks uurida töövahendiga suurendamaks ökoloogilist tasakaalu, aga me saame suurendada. Aga küsimus peitus selles, kas see toitumine seal võib vähendada vetikaid ja kas me saame seda mõõta nagu veeraamistikus ette nähtud. Aga see ei olnud nii selge, nagu me oleksime tahtnud, nii et meil oli vaja ka uusi liike sellesse jõkke 3-4 aasta jooksul, aga kui me võtame kõige tundlikuma indikaatori, neid tundlikke liike selles, siis see on tõus ja kasv nendest organismides ja üks indikaator veeraamistikus võimaldas meid leida ka suure kasvu tänu kalavarudele ja näidata teile, kas on oluline või mitte, siis ma tõin välja need kogused, mida oleks vaja olnud kvaliteediklassi muutmiseks. Aga see oli 3/4 tervest kvaliteediklassist ja eksperimendina on see väga hea 2 aasta jooksul, nii et ma arvan, et me võime kokkuvõtlikult öelda, et suurte karbkalalaste osakaal, siis kõrtsu ja turb võivad parandada eutrofitseerunud jõgede ökoloogilist kvaliteeti, nii et see võib olla hea haldusvahend jõgede haldamiseks.
meil on siis see vasak pool välja mõeldud, kui me nüüd liigume paremale poolele, mis on natuke keerulisem. Siin on oluline siis hinnata kormoranide mõju kalavarudele ja selle jaoks on kõigepealt vaja analüüsida, kui palju nad söövad. See on väga oluline, see on keeruline, aga seda saab teha. Ja me valisime ühe talvituvate lindude elukeskkonna. Seal jälgiti, et väga palju kogunes seal talve jooksul ka kalu ja kormoranid on väga nutikad, nad said sellest aru ja hakkasid seal söömas käima arvukalt. Nii et mida me siis tegime, oli see, et me rajasime sinna kaamerad. Nad näete siit ka kaamera vaate välja, sellepärast et kormoranid lendasid varasemalt sinna ja ujusid ja mõnikord ka sukeldasid sinna. Nii et meil olid ka kaamerad vaatlemaks just sukeldumist ja ujumist. Aga see on vaid üks osa. Siis sealt saate head kaamera pildid kormorantidelt ja neid saab ka kokku lugeda. Aga keerulisem on vaadata, mida teeb kalavaru. Sest et analüüsimaks, kas kormoranil on suur mõju nendele, te peate teadma juba selle kalade biomassi, mida nad söövad. Ja talvel me ei leidnud kedagi, kes oli nõus. Meie kalandusekspert ütles, et see on viimane kalavaru, mis seal on, mina seal ei kalasta. Nii et see osutus meile probleemiks, aga siis me leidsime osad selgema ilmaga päevad, kus me saime teha pilte. Sügisel me mõõtsime, kui sügav see veekogu oli. Me tegime fotosid, nagu ka siin näha. Ja kui te lähemal seisate, siis te näete, et seal on vähemalt 3 erinevat suurusega kalasid üksteise all. Ja te ei näete põhja, nii et me arvasime, et seal oli 4 kihti kalu. Ja siis te saate kokku lugeda pealmise kihi, te võite nende pikkuse ära mõõta ja enam-vähem kõik te siin ju teate talvituvate kalade käitumist, et nad liiguvad põhja poole. Ja võib arvata, et põhjakihtides oli veel rohkem kalu. Nii et see andis meile päris hea ülevaate. Me mõõtisime nende tihedust ja biomassi mõlemates kihtides, korrutasime seda 4-ga ja saime siis prognoositud arvu. Nüüd oli meil võimalik võrrelda mõlemat arvu. Ma kõigepealt jagan teiega meie vaatlusi kormoranide tegevuse kohta. Siin on meil jälgimistulemused nädalapõhiselt ja nendega ma ei mõtle lendavaid kormorane, vaid söövaid kormorani. Ja me parandasime oma tööd nii, et 2 kaamerat saaks võtta sama pildi samast linnust. Siin te näete nädalaid. Ja te näete, et esimeses talve osas ei ole olukord hull, aga kõige suurem surve on kevadel, märtsis ja aprillis, sellepärast, et meil on haudepaarid, aga meil on põhiliselt talvituvad talvelinnud ja siinkohal on nad juba segunenud. Nii et meil olid juba linnud, kes jäid sinna hauduma ja linnud, kes ei olnud veel lahkunud. Ja kahjuks jahtimine on lubatud ainult veebruari keskpaigani, sest meile öeldi, et sealt edasi linnud pesitsevad. Ja probleem peitub selles, et kalade kudemisaeg on suhteliselt varakult, sellepärast, et harilik kõrsuu kudeb suhteliselt vara. Ja siin oli kõige suurem surve, ilma et me oleks saanud linde küttida. See on üks probleem ja teine probleem on see, et eriti hallhaigurid õppisid koos kormoranidega jahti pidama. Kõigepealt tulevad nad ennest, nad näevad kormorane, nad seisavad vee piiril, ootavad, kuni kormorand suudab kalad vee pinnale meelitada ja siis nad saavad ka ise hästi süüa, nii et meil oli ka see surve erinevate linnuliikide poolt. Seejärel me eeldasime, nagu me täna ka kuulsime, kormoran sööb umbes 500 grammi kala päevas ja meie küsimus oli,
kui palju ta sööks ainult sukeldudes, sest kalade tihedus oli väga kõrge. Kui me vaatame siit, me ennustasime selle algselt, et ta peab ainult 2 korda sukelduma päevas ja võib-olla maksimaalselt 3. Tavaliselt, kui te näete neid toitumas, nad istuvad maal, vaatavad, kuni nende magu on suht tühi, söövad uuesti ja lendavad ära. Me arvame, et see on 2 korda sukeldumist, aga võib-olla ka 3 korda ja teised linnud. Siin on siis ka siidhaigur ja hallhaigur, nemad võivad seal olla terve päeva, nii et me eeldasime, et ta toitub või sööb ära kogu oma päevase normi seal viibides. Meie veekogu on suhteliselt väike, ainult 0,04 hektarit ja me leidsime, et 300 ja 500 grammi kala oli see, mida nad ühe talve jooksul sõid. Ja see oli siis oktoobri lõpust märtsi lõpuni. See meile muidugi palju ei ütle, sest me peame teadma, me teame, kui palju nad kala söövad, aga mis proportsioonides, aga siin me näeme jaotatult kalavarusid. Sealt ei tundu see nii palju, nii et te võite ju selle põhjal öelda, et see ei ole ju nii hull. See ei ole isegi 30%. Aga kalasaaki ennustati, kestlikku saaki saab eemaldada aastalt ilma ohustamata kalavarusid ja see ongi umbes 30%. Ja ma siia lisasin ka saadaval oleva 30% ja olenevalt meie ennustustest see oleks võinud olla, olukord võis olla, et kormoranid sõid ligi 30% ise ja kormoranid selles asukohas nendele peeti jahti nii intensiivselt kui võimalik, nii et keegi pidas selle jahti igapäevaselt. Ja olenemata sellest survest, sellest võimalikust kõige suuremast jahisurvest, sõid kormoranid ära kõik ilma seda arvukust ohtu seadmata. Sellepärast, et nende asurkond seal ei kahanenud selle aja jooksul, kui jahiperiood kestis. Nii et meie arust võiksime selle põhjal tõestada, see ei ole küll teaduslikult tõendatud, aga tundub, et kormorandid ka ilma jahita kahandada kalade biomassi viisil, et see võib osutuda probleemseks. Ja see poliitiline kokkuvõte sellest on see, et meil on vaja Euroopa ülest kormorantide ohjekava, sellepärast et Saksamaal me ei saa midagi teha, kuna nad seal ei hauda, me peame selle probleemi andma teile üle, et te meid sellega aitaksite. Ja miks meil on vaja seda biomassi vähendada, sellepärast, et me tahame jõudma hea ökoloogilise tasakaaluna, mis on ka veedirektiivis välja toodud, me tahame säilitada ökosüsteeme, näiteks nagu enesepuhastusmehhanismid ning me peame ka bioloogilist mitmekesisust säilitama. Me võime küll jahtimisega midagi saavutada, nagu ma mainisin, et kui me selle uurimuse läbi viisime, siis jaht toimus, te näete, et see on kahanenud ja mis juhtus pärast 10-15 aastat intensiivset küttimist, kalavarud jälle kasvasid. See ei puuduta küll samu liike, aga see on abiks, see on Manfredi efekt. Tema on see, kes seal jahti peab. Ta on pensionil ja ta aitas meid väga palju. Nii et ma võin sulle öelda, et kalavarude taastamine on võimalik, aga ainult siis, kui te vaeva näete. Ja seda ei saa igal pool läbi viia, see on väga keeruline ja seetõttu uute projektide korral, kalakaitseprojektide korral me proovime, kas on võimalik vähendada jahtimist ka sellega, et me kaitseme just neid talveliike, et me leiame kõige haavatavamad liigid ja proovime neid kuidagi kaitsta.
aga ma tahan selgitada, et kormorantide jaht ei päästa meie jõgesid. Mitte vähemalt nii, kui nagu Saksamaal talitatakse, aga minu arvamusel ilma kormorante ohjamiseta ei tule sellest samuti midagi välja. Nii et see on siin probleem. Me ei saa ainult keskenduda sellele, et me üritame leida süüdlast, vaid mida me peame tegema on see, et kui me tahame oma jõgesid kaitsta, me peame mõistma, millised on need stressorid. Ja nagu te teate, meil on neid väga mitmeid, nii et see on eutrofikatsioon, see eutrofeerumine, see on muidugi ka reovee tagajärjel, siin on meil siis erinevad halvenemised, kliimaseisundid ja muidugi kliima soojenemine, kõrgemad temperatuurid, rohkem päikesevalgust, madalamad veetasemed. Ja kahjuks kliima soojenemine ka suurendab neid negatiivseid mõjusid, nii et me näeme väga suuremat survet meie jõgede ökosüsteemidele ja kõik see kokku kahjustab veekeskkonna mitmekesisust. Ja see on midagi, mida me peame ennetama. Ja loomulikult ka siis ökosüsteemide halvenemist. Aga mida me võiksime teha? Kuna ma olen keskendunud nendele eutrofitseerumisega seotud probleemidele, siis ma võin teile välja tuua selle pildi ühe poolt, kui me mõtleme eutrofitseerumisele. Me üritame alati mõista, mis mingit protsessi kontrollib ja see protsess on siin, mis oluline on vetikate kasv, sellepärast et ilma selleta meil ei oleks probleemi, meil ei oleks võnkeprobleemi, meil ei oleks hapniku kahanemist ega ummistumist. Nii et meie eesmärk peaks olema vähenema vetikate kasvu või vetikate biomassi. Nii et vaatame siis siit toitainet loomulikult, muidugi ka reoveega, see suurendab vetika kasvu, valgus samuti. Ja samuti ka siis seda tarbivad veeloomad võivad suurendada vetikate biomassi. Ja kui me nüüd vaatame ohjeviisidele, me ei saa mitmete asjadega midagi ette võtta, aga valgus ei ole meie kätes. Me võiksime üritada varju tekkida rohkem puhveraladega, kõrgete puudega. See muidugi toimiks väikeste jõgede pool ja see võtab ka väga palju aega. Ja loomulikult peaksime vähendama ka toitainete sisaldust. Kõige lihtsam on seda teha reovee tehastega. Palju keerulisem on seda maakasutuse kaudu teha. Seda saaks teha, aga see on palju kulukam. Nii et reovee süsteemid on siin, millele rõhku panna. Ja et meil oleks ka suured kalavarud, sellepärast see on üks viis ohjata eutrofeerumisega seotud probleeme. Ja kui ma neid arutelusid läbi viin, eriti inimestega, kes üritavad kormorane kaitsta, nad ütlevad meile, et kormoranide probleem on väike, teised probleemid on palju olulisemad, nii et mida me üritame siinkohal siis teha, on see, et aga arvutame läbi, prognoosime ja me tegime väikse ökoloogilise mudeli, kus me lisasime ka need 3 peamist faktorit. See on väga lihtne vetika kasvu mudel ja me arvutasime läbi ka mõned stsenaariumid. Meil ei õnnestunud arvutada või kaasata ka sediment-kihis olevat hapnikku, sellepärast et need protsessid on nii keerulised mudeldada, aga mis meil õnnestus mudelides olid erinevad vetikakihid, mis on ju selle aluseks, nii et punane joon, mida te näete, on olukord Nisteri jõel, kui meil kalu polnud. Me arvestasime hüdroloogia aspekte, fosfori sisaldust 100 mikrogrammi liitri kohta ja puhveralasid. Meil seal on puid, mitte väga palju. Nii et me arvutasime need kõik läbi, see nägi selline välja, meile see sobis ja me isegi arvutasime vetika biomassi, me mõõtsime kõik ära, kõik tundus hästi. Ja me teame oma katse põhjal,
et jõuda esimeste mõõdetavateni hapniku kontsentratsiooni tõusudeni, me peame poole võrra vähendama seda biomassi, sest meie katses oli ainult pool sellest biomassist alles. Siis me arvutasime need läbi ja kollane joon tähistab fosfori drastilist vähenemist 20% võrra, mis ei tundu justkui palju. Seda tuleks vähendada 80% võrra reoveetehaste poolt, nii et reoveetehased peavad selle enda peale võtma. See on väga kõrge eesmärk, seda võiks saavutada. See on võimalik, aga see on väga kulukas. Ja nagu te näete, siis te võite jõuda selle 50% vähenemiseni, nii et te võite jõuda esimese mõõdetava parenduseni. See ei tähenda, et see on hea ökoloogiline seis, aga te näete, et midagi on muutunud. Ja kui te siis vaatate sinist joont, see on midagi, kus puudub eutrofeerumine praktiliselt täielikult, aga see viib ka fosforisisalduse kahanemiseni, väga hea puhveralale, kus on väga palju puid ehk siis valguse eest kaitse ja 300 kilo hektari kohta harilik kõrsu esinemiseni. See peaks olema meie eesmärk. Nii et kui te räägite veesüsteemide haldajade eemaldades, mingil määral fosfaati ei aita, see ei vii meid tulemuseni, mida meil on vaja. Meil on vaja integreerida kõik need meetmed, mida me saaksime teha. Me peame põletama seda küünalt mõlemast otsast, me peame kahandama fosforit ja ka vetikaid söövate kalade arvu, sest need on need asjad, millest me ei pea maksma. Ja andmaks natukene taustainfot, me tegime väikese juhendi, see on küll saksa keeles, aga Google Translate on tänapäeval päris asjalik, nii et te võite selle PDF-i alla laadida, lasta selle läbi Google Translate'i ja kõige olulisem siin on see tabel. Ma tõlkisin selle teile ära. Me prognoosisime oma mudeliga umbes, millised harilik kõrsu biomassid oleksid potentsiaalselt vajalikud vähendamaks eutrofeerumise mõjusid. Ja te näete, et kui fosfori sisaldus on väga kõrge, te ei saa midagi teha. Te ei saa jõua kunagi 600 kiloni kõrsuuni. See võis olla varasemalt nii, aga enam te sinna jõua. Aga seal on valdkonnad, kus te võiksite saavutada kõrge kõrsu biomassiga, nii et see on midagi, mida ma tahaksin teiega jagada, kui te integreerite need meetmed, siis me tõesti saame midagi jõgede kaitseks ära teha. See ei puuduta ainult kormorante, aga siin on oluline ka kormorantide ohjamine, nii et suur tänu teie tähelepanuks, pean ma tänan ka kõiki oma kolleege, kes meid aitasid kõikide aastaaegade vältel, suur tänu ka neile. Tänan uuesti, ma loodan, et te olete valmis küsimusteks ja kommentaarideks. Ma arvan, et me võime alustada laiapõhiselt. Meil on see hea juhus, et teie siin täna viibite Saksa esindajana, et näha ka, et meil on sarnane suhtumine. Keegi on küsinud, mis on siis sakslaste suhtumine kormoranidesse praegusel hetkel? Ja tõepoolest konflikt on suur. Sellepärast, et Saksamaal seisavad ornitoloogid looduse taastamise eest head. Me saame aru, kui oluline on linde kaitsta ja loomulikult kalureid peetakse pigem jahtijateks. Nad kasutavad pigem kalu, mitte nii väga ei kaitse neid. Nii et tavaliselt need linnuinimesed nii-öelda vilistavad nad tihti välja. Aga see on väga emotsionaalne teema. Väga paljud kalurid ütlevad, et kormoranid on ainus probleem, meil tuleb nad kõik maha küttida ja kõik, et see on ka poliitiline konflikt, mis põhjust ja tagajärge alati ei arvesta. Kas mingid kuldsed keskteed nende vaidluste raames on ka leitud? Meil on olemas kormoranide ohjekava, aga need kohalikud kavad ei vähenda kormoranide
arvukust konkreetses piirkonnas, vaid pigem võib-olla suunavad kormoranid ühest piirkonnast veidi teise. Ja see tähendab loomulikult, et arvukus teises kohas suureneb. On pikem küsimus. No siin on 2 erinevat osa. Võtame kokku. Kui palju kormorane jõudsid sajandi alguses selle jõe peale? Tavaliselt jõuavad kohale mõned üksikud kormoranid ja nad ei muuda suurt midagi, aga kui kormoranid arvukus suureneb ka nende avaldatav mõju. Teie arvu korral nägime, et ühel aastal oli mõju tohutu suur, mis tähendab, et väga palju kormorane pidi korraga sinna saabuma. Kas nii tõesti oli? No nii hull ei olnud. Kormoranide saabumine. Me märkasime, et 1 aasta või 2 aasta jooksul ütleme, nende biomass seal suurenes, aga puhkealadel on võib-olla 10-40 kormorani, nii et ei ole tegelikult nii suur. Kormoranid on, meil on Reini ja Mooseli jõe ääres suured kormoranide puhkealad, aga tegelikult väiksemate jõgede korral sellist märkimisväärselt suurt arvukat korraga saabumist me täheldanud ei ole, mis nii suurt mõju avaldaks. Aitäh selle küsimuse eest. Veidi on veel küsimusi. Kas kormorantidele jahipidamine ei ole mitte probleemi sümptomidega tegelemine, mitte probleemi lahendamine? Muidugi on. Kui me suudaks ära lahendada põhiprobleemi ehk toitainete sisalduse ja struktuurse seisundi halvenemise, siis oleks kõik hästi. Ilmselt aeg-ajalt kormoranid närgiksid surnuks ja me saaksime neist lahti, aga kuidas me saaksime muuta fosforisisaldust tööstusajastu eelsele tasemele? Alles siis me saaks tõeliselt asju muutma hakata. Meil ei saaks isegi ökoloogilist põllumajandust sel juhul olemas olla, sellepärast, et me võiks alati jõuda välja eutrofeerumiseni. Meil tuleb leida parim võimalus või parim ohje võimalus, et sümptomeid muuta. Selge. Ja püüan tõlkida nii hästi, kui suudan, seepärast, et üks küsimus on eesti keeles, mis on tore. Küsimus on tere. Eestis püütakse propageerida kormoranide küttimissöögiks. Kas Lääne-Euroopas on kormoranide söömine või selle kasv populaarne või kasvamas? See on küsimus, mis on postitatud workshopi. Mitte eriti, ausalt öeldes. Enam-vähem kõik on järele proovinud ja meie arvates ausalt öeldes nii väga maitsev ei olnud. Ja, selge. Ja on saalist ka üks küsimus, mis on väga tore. Anname mikrofoni ka. Here you go. Hi, thank you for your... Tere, aitäh väga kena ettekande eest. Gunter Eesti ornitoloogide ühingust. Nii et mina olen ka siin see emotsionaalne linnuinimene. Aga püüan olla mitte emotsionaalne siinkohal. Küsimus järgmine. See kalaliik nimega harilik kõhrsuu, kas see on mingi eriline liik? See on, ma saan aru, peamiselt taimtoiduline. Aga jõgedes on tavaliselt lood niimoodi, et seal on ka palju zooplanktonit söövaid kalu. Ja seda tehes nad tegelikult võivad eutrofeerumist suurendada. Kas pole mitte võimalik, et kui kormoran sööb zooplanktonist toituvat kalu, siis aitavad nad tegelikult jõeseisundi paranemisele kaasa, kus neid taimtoidulisi kalu niivõrd palju pole. Ja saan aru, mida silmas peate. Tegelikult enamiku suurte jõgede puhul nende vool on liiga kiire, et zooplankton saaks tekkida, nii et zooplanktonit söövaid kalu seal nii palju ei ole. Seal on planktonit söövaid kalu ja kisk ja kalu. Need zooplanktonit nii palju jõgedes ei sööda, aga järvedes võib küll. Järvedes igati võib juhtuda.
me näeme, et järvedes mõjutavad kormoranid muidugi kalavaru, aga kui kormorani nii palju ei ole, siis see vee kvaliteeti ei vähenda. Pigem, nagu te vihjasite, kui planktoni toiduliste kalade hulka vähendada, võib vee kvaliteet paraneda. See toimib nii kaua, kuniks kormoranid ei hakka kiskekalu sööma, aga kui kormoranid saavad haisuninna või nokka, et need kiskekalad on ka maitsvad, siis võib see omakorda jälle olukorda teises suunas pöörata. Mõned küsimused veel kogunemas siin workshopis. Keegi on tahtnud täpsustada, kui tihti te igapäevaselt kormoranide kokku puutute? Kas te põhimõtteliselt iga nädal tegelete kormoranidega? Te mõtlete minu töösteadlasena või kui tihti ma kormoranidega kokku puutun? Ma arvan, et küsija mõtles siinkohal seda, et teie teadustöös. Ja ma ütleksin, et iga nädal kormoranide probleem on suur probleem. Teine probleem on eutrofeerumine ja kolmas on hüdromorfoloogia. Ma ütleksin, et selles järjekorras. Ja nende kõikidega tegelete koos, nagu te näitasite ka oma mudelitel. Selge. Mõni küsimus veel siin koha peal. Proovin vastu valgust vaadata, et miski ei pimesta, et praegu ja tundub, et ei ole vist midagi juurde ilmunud ja nii ka siin. Nii et ma saan öelda suur tänu nende küsimuste ja kommentaaride eest ja ma loodan väga, et Karola liitub meiega päeva lõpus ka aruteluringis, nii et kui veel on küsimusi või kommentaare, mis tekivad, siis pange need kindlasti kirja praegu ja proovime siis nende küsimuste ja vastusteni jõuda veel ka tänase päeva lõpupoole. So thank you once again, Karola. Let's do a nice roll. Suur tänu Karolale ja aplaus.